Kui sa oled alaealine või lihtsalt nõrgema hingega olevus, siis järgnev video ja selle sisu ei ole sinu jaoks sobivad. Kui sa oled noor ja otsustad seda videot hoiatusest hoolimata siiski vaadata, siis palun aruta seda teemat pärast video vaatamist mõne usaldusväärse täiskasvanud inimesega. Järgnev teema on selline, mida ükski noor inimene ei peaks üksi seedima. Sattusime Pihlakodu teemaga siin kanalil karistusõiguse lainele ja püsime siin veel natukene, sellepärast et minu hinge on pikemat aega kriipinud üks teine vägistamise kaasus, DJ Meelis Eskola kaasus. See kaasus on märkimisväärne mitmel põhjusel. Ta käis Riigikohtust läbi ja läks maakohtusse tagasi ja kahjuks mul ei ole muid materjale kui vaid see Riigikohtu otsus, aga sellestki piisab, et aru saada, et midagi on kuskil väga valesti. Tänase video esimeses pooles ma käin teiega selle Riigikohtu lahendi rida-realt läbi, sest see on tegelikult lühike lahend, ainult 5 lehekülge. Ja ta on šokeeriv lahend, mitte ainult sellepärast, et seal kirjeldatakse küllaltki detailselt seksuaalvägivalda. Kuigi need kirjeldused olid juba iseenesest väga jõhkrad, siis mis minule palju jõhkramalt mõjus, kui see kirjeldatud seksuaalvägivald, oli see, kuidas kohtud seda olukorda käsitlesid. Inimesed, kui need maakohtu ja ringkonnakohtu kohtunikud minu ees seisaks, kes selle kobarkäki kokku keerasid, siis ma lihtsalt raputaks neid õlgadest ja küsiks, et mis sul kurat viga on. Ma ei ole nüüd maakohtu ja ringkonna lahendit näinud, sest need ei jõustunud, sest asi kaevati Riigikohtusse edasi ja Riigikohus ütles, et need olid täiesti mööda lahendid mõlema kohtuastme poolt. Riigikohus tühistas nii esimese kui teise astme kohtute lahendid ja saatis asja uuesti arutamiseks uuele kohtukoosseisule maakohtus. Muideks vaidlus selles asjas veel kestab. 8. aprillil tuli uudis, et maakohus mõistis Eskola vägistamises süüdi. Karistuseks sai Eskola 3 aastat vangistust, kuid vaid tingimisi ning 4-aastase pikkuse katseajaga ning lisaks mõisteti kannatanule välja ka 7000 eurot mittevaralise kahju hüvitis, aga Ekspressile ütles Eskola esindaja, et kavatsevad otsuse edasi kaevata uuesti ringkonnakohtusse, ehk asi läheb nüüd kohtutes juba 5. ringile, kui ringkonnakohus otsustab asja menetlusse võtta. Aga Riigikohtu lahendid alati kirjeldavad ka eelmiste kohtuastmete lahendeid ja just Riigikohtu lahendist saamegi teada, mis siis seal esimestes astmetes toimus. Ja see, mis toimus, sõbrad, on täiesti kuradi haige. Niisiis video esimeses pooles käin teiega selle lahendi läbi, sõna otseses mõttes rida-realt, ja video teises pooles juurasõpradega arutame nõusolekuseadust. Arutame nõusolekuseadust, sest need 2 teemat on ilmselgel põhjusel omavahel seotud, me räägime vägistamisest, aga ka see, et siin Eskola kaasuses Riigikohus sisustas seda vägistamise koosseisu viisil, mis andis akadeemikutele põhjuse kahelda, et kas meil on üldse vaja nõusolekuseadust, kas meil on üldse vaja seadust muuta, et äkki ei olegi asi seaduse tekstis kui sellises, äkki on asi hoopis selles, et õiguse rakendajad on lollid ja me peaksime rohkem koolitama kõiki, kes tegelevad riigi poolt selliste raskete teemadega nagu seksuaalkuriteod. Lahend, millest me räägime, on Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus 31. oktoober 2024. Loomulikult ma panen lingi sellele otsusele ka video kirjeldusse, et saate ka ise vaadata, näpuga järgi ajada, aga alustame otsast peale. Kõigepealt on kirjeldatud lahendis asjaolusid ja menetluse käiku. Esimese asjana on kirjeldatud süüdistust ehk prokuratuuri poolt koostatud süüdistusakt läks kohtusse ja seda kirjeldab Riigikohus nii. Meelis Eskola anti kohtu alla süüdistatuna karistusseadustiku sulgudes KARS paragrahv 141 lõige 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises. Vahekommentaar, kes Pihlakodu videot ei vaadanud või seda ei mäleta, siis vägistamise koosseis on kirjas karistusseadustiku paragrahvis 141. Seda saad ka ise vaadata, kui lähed www.riigiteataja.ee ja kirjutad otsingusse kas karistusseadustik või lihtsalt KARS lühidalt, siis leiad selle paragrahvi sealt. Ja vägistamise koosseisu toimepanemist prokuratuur Meelis Eskolale ette heitiski. Süüdistuse kohaselt astus ta 7. mail 2022 Paide peokeskuses kannatanu tahte vastaselt temaga suguühtesse. M. Eskola vedas kannatanu puhkeruumi, asetas seal selili piljardi lauale ja ronis talle jalgade vahele. Kannatanu püüdis teda eemale tõugata, kuid ei jõudnud. Seejärel kuulis süüdistatav lähedusest hääli, võttis kannatanu kätele ja viis maja tagumises osas asuvasse puhketuppa, kust oli kannatanuga vaginaalses, nii sõrmede kui ka peenisega, anaalses, sõrmede, käe, keele ja peenisega ja oraalses suguühtes. Käepärakusse sisestamisega põhjustas süüdistatav kannatanule tugevat valu. Vahekorra ajal surus Eskola kannatanule padja näole ja tõmbas ta pead juustest kuklasse.
Kannatanu nuttis ning ütles süüdistatavale korduvalt ei ja et tal on valus. Läbivaatusel tuvastati kannatanu kehal verevalumid ja marrastused, sealhulgas jalgadel, tuharatel ja suguelunditel. Vahemärkus, ma tahan lihtsalt rõhutada, et me räägime siin juhtumist, kus vägivalla rakendamine inimese suhtes on tõendatud. Selles ei ole küsimust, vägivalda rakendati. Kordan viimast lauset, läbivaatusel tuvastati kannatanu kehal verevalumid ja marrastused, seehulgas jalgadel, tuharatel ja suguelunditel. Nii, jätkan. See on siis jätkuvalt süüdistusakti kirjeldus. Eskola pani vägistamise toime vägivallaga ja kasutades ära kannatanu seisundit, milles viimane ei olnud alkoholijoobe ja füüsilise allajäämuse tõttu võimeline vastupanu osutama. Kannatanu mõistis ka ise, et tema vastupanu on joobe, süüdistatava füüsilise üleoleku ja nende kõrvalise asukoha tõttu lootusetu ning loobus selle osutamisest. Tsiviilhagis taotles kannatanu süüdistatavalt mittevaralise kahjuhüvitise väljamõistmist kohtu äranägemisel. Sellest rääkisime ka Pihlakodu kaasuse puhul pikalt ja laialt, et mittevaralist kahju absoluutselt kahtlemata igal juhul saab nõuda sellise rämeda isikuõiguste rikkumise nagu vägistamise korral. Ja ma tahan siin juurde lisada, et keegi kommentaaridest tuli muga mölisema, et mingi, mida sa targutad siin, et mis vahet seal on raha rahaks on ja et vägistamine on nagu rets asi sõltumata rahast. Ilmselgelt, ma ei hakanud sellele inimesele isegi vastama, sest nagu ilmselgelt pole asi rahas. Pihlakodu kaasuse puhul me rääkisime mittevaralise kahju nõudmisest sellepärast, et see seondus prokuratuuri väga arusaamatu ja näivalt ebapädeva käitumisega. Seal oli ivaks see, et prokuratuur andis kannatanutele ja ka hiljem meedias kordas täiesti vale infot. Esitas täiesti valesid, vääraid seisukohti, mis ei ole kooskõlas ei kehtiva õiguse, õiguskirjanduse, õiguspraktika ega mitte kuradi millegagi. Ehk Pihlakodu kaasuse puhul ei olnud point selles, et tahaks raha, ei saa. Point oli selles, et mittevaralise kahju eest on hüvitist igal juhul õigus nõuda, kui kedagi on vägistatud. Ja see on asi, millest prokuratuur ei tundunud aru saavat, aga point ei olnud rahas. Tuleme tagasi Eskola kaasuse juurde. Nii, see oli siis prokuratuuri süüdistusakti kirjeldus Riigikohtu lahendis ja edasi kirjeldab Riigikohtu lahend maakohtu otsust. See on siis esimene aste. Pärnu maakohus mõistis 2. novembri 2023 aasta otsusega Eskola õigeks ja jättis tsiviilhagi läbi vaatamata. Kohus leidis lühidalt järgmist. Süüdistuses ei kirjeldata vägivalda, millega Eskola oleks kannatanu vastupanu maha surunud. Puudub alus kahelda süüdistatava ütlustes, et ta ei tahtnud juustest tõmbamisega kannatanule valu ega tervisekahjustusi tekitada. Kannatanule padjanäkku surumist süüdistatav eitab. Selline tegu poleks aga ka tõendatuse korral käsitletav vägivallana, sest kannatanu ei väitnud, et tundis selle tagajärjel valu või sai tervisekahjustuse. Tõendatud ei ole, et süüdistatav oleks sisestanud käe kannatanu pärakusse. Kannatanul tuvastatud verevalumeid pole võimalik seostada Eskola süüdistuses kirjeldatud tegevusega. Intiimpiirkonna vigastused viitavad küll jõulisele seksuaalvahekorrale, kuid see ei täida vägistamise koosseisu. Kui ma selle punkti siit lahendist olin läbi lugenud, siis ma mõtlesin, et kes kurat seal maakohtus istus? Kes see idioot oli? Ma tahaks teda näha ja ma tahaks teada, kas ta on mingisugune 50 halli varjundi fetišist. Et nagu, mingi jõuline seks, aga see ei tähenda veel vägivalda. Kurat, kujuta ette, et sind vägistatakse, sinu kallal rakendatakse vägivalda ja siis mingi maakohtust tuleb mingi kohtunik. See võis olla lihtsalt jõuline seks. Ja inimesed ärge saage valesti aru, täiskasvanud inimesed vabalt võivadki vastastikusel nõusolekul harrastada mingisugust sadomasoseksi või mida kuradi iganes. Jah, ma olen 50 halli varjundit lugenud, lausa nii intrigeeriv oli see raamat, et ma sõitsin kesklinnast pika bussisõidu maha kuskile Nõmme tagumisse otsa, et kasutatult see raamat toona osta ja tõepoolest ma ta läbi lugesin, sest see oli nii šokeeriv ja nii põnev ja kui midagi võiks õppida 50 hallist varjundist, siis seda, et jumala eest, kui hakkate harrastama mingit sadomasoseksi, siis on tõepoolest aeg panna piirid kirja, kokkuleppe kirja. Et kui siin on osad inimesed teinud sellist nalja, et mis nõusoleku seadus, et seksiks peab mingi nõusolek olema, mis me hakkame mingi digiallkirjastama midagi enne seksi või, siis juhul, kui sa soovid kellegagi vastastikuse nõusoleku alusel harrastada karmi seksi või mida kuradi iganes, siis tõepoolest jah, võiks küll selle kokkuleppe panna kirja. Ma ei tee isegi nalja, sest absoluutselt ei peaks eeldama, et keskmine inimene soovib, et tema suhtes rakendataks vägivalda. Minu arust see on täiesti absurdne ja ma soovin, et ma saaks seda maakohtu lahendit täies mahus lugeda, sest see kokkuvõttes ja Riigikohtu lahendist on täiesti mida kuradit. No kuulake seda lauset uuesti. Maakohus ütleb, puudub alus kahelda süüdistatava ehk siis Eskola
ütlustes, et ta ei tahtnud juustest tõmbamisega kannatanule valu ega tervisekahjustusi tekitada. Kui sa kedagi juustest tõmbad, siis sa tekitad talle valu, mis oleks okei ainult juhul, kui see on teie vastastikuse kokkuleppe alusel, tehke mida te tahate. Aga siin see nii ei olnud. Padjanäkku surumine. Kohus ütleb, et see pole tõendatud, et kannatanule padinäkku suruti, aga peab vajalikuks lisada, et isegi kui see oleks tõendatud, siis see poleks vägivald, sest kannatanu ei väitnud, et tundis selle tagajärjel valu või sai tervisekahjustuse. Teate, see karistusõiguse inimeste jutt mingisugusest mõõdetavast tervisekahjustusest, nagu seal Pihlakodu kaasuses, on täiesti kuradi ajuvaba. Mis kuradi mõõdetavat tervisekahjustust sul vaja on, kui keegi sulle tahtevastaselt padjanäkku surub? Valu tekitab see niikuinii. Ma tahaks sellele maakohtu tegelasele padjanäkku suruda, vaadata, mis ta sellest siis arvab, aga lähme edasi. Ühesõnaga see maakohtu otsuse kirjeldus siin on nii täiesti haige. Täiesti haige, see on ka põhjus, miks ma seda videot praegu teen, on see, et ma ei taha teile öelda nende videotega, et oi, Eesti riigis on kõik perses, kõik on perses, kogu aeg halvad asjad. Ei, mina juurakana tean, et juuras on väga palju megaasjalikke, häid, tublisid inimesi, kes on ausad ja pädevad ja tahavad head, aga kuskil on midagi mäda ja mina tahan tähelepanu juhtida nendele juhtumitele, kus midagi on mäda, sest see mäda on meil sealt vaja ära koristada. Meil on vaja ära koristada need ebapädevad haigid inimesed riigisüsteemist, kes sellist saasta toodavad, nagu siin on kirjeldatud. Aga okei, lähme edasi. Edasi on siis maakohtu otsust kirjeldatud niimoodi. Kannatanu abitusseisund ei ole tõendatud. Tal oli võimalik baarist lahkuda ja tema joobeseisund polnud selline, mis takistas tal toimuvast aru saada või süüdistatavale vastu hakata. Kannatanu ei ole avaldanud, et loobus Eskolale vastupanu osutamisest, kuna mõistis selle lootusetust. Usaldusväärsed ei ole tema ütlused süüdistatavaga suhtlemise asjaolude, oma tugeva alkoholijoobe ja sellest tingitud uimasuse, aga ka seksuaalvahekorrast keeldumise ja selle asjaolude kohta. Seevastu süüdistatava ütluste usaldusväärsuses pole alust kahelda. Täiesti pekkis. Ma tahaks seda toimikut näha ja kõiki neid tõendeid, sest hiljem Riigikohus näiteks märgib ära, selleni me veel jõuame, Riigikohus märgib ära, et nende omavahelises vestluses Eskola ja siis kannatanu omavahelises suhtluses väitis Eskola, et tal oli mälukas. Must auk, must pilt, tema ei mäleta mitte midagi sellest õhtust. Ja see oli ka tõendite hulgas ja Riigikohus seda ka hiljem mainib. Aga siin maakohus ütleb, ei mis ega tüübi ütlustes me ei kahtle üldse mitte midagi, aga kurat see, ma ei tea, see mingi purjus tüdruk siin, selle juttu me küll ei usu. Ja nagu me pärast teada saame, siis tõendeid selle kohta, kui purjus kannatanu oli ka selle asja juures. Aga millegipärast maakohtul on jumala pohhui. Sellega tuleb mulle meelde mingi lugu vanast ajast, mis väljendab hästi seda, kuidas maakohus siin kannatanusse suhtus. Püha perse, mis kokkusattumus. Mul polnud siiralt õrna aimugi, et selle looga on seotud DJ Meelis Eskola. Kui ma otsisin selle video tarbeks seda videot sellest loost, et ega jagada neid sõnu, siis hakkasin mõtlema, et mis kuradi bänd see Slam oli, et kes seal laulsid. Ja Wikipedia ütleb mulle, et selle ansambli kutsus kokku ei keegi muu kui Meelis Eskola. Universum on kummaline. Nii, maakohtu otsuse vaidlustasid nii prokuratuur kui kannatanu. Edasi mindi ringkonnakohtusse. Nüüd kirjeldab Riigikohtu lahend siis ringkonnakohtu otsust. Tallinna ringkonnakohus jättis 12. märtsi 2024. aasta otsusega maakohtu otsuse muutmata. Kohtuotsuse põhjendused olid kokkuvõtlikult järgnevad. Maakohus hindas uuritud tõendeid põhjalikult ja vaagis kõiki tähtsaid asjaolusid, järgides seaduse nõudeid ja kohtupraktikas välja kujunenud põhimõtteid. Vahemärkus. Pärast saame teada, et tegelikult see nii ei olnud. Näiteks juba see lihtne tõsiasi, et kui süüdistatav Eskola oli kannatanuga omavahelises suhtluses väitnud, et tal oli mäluauk tol õhtul selle kogu toimunu osas, siis menetluse käigus ta kirjeldas kõike räige detailsusega, ehk seal oli juba ilmselge vastuolu, mida maakohus pidi eirama, sellepärast et maakohus just ütles meile, et pole mitte mingit põhjust kahelda süüdistatava ütluste usaldusväärsuses. Ja siin ringkonnakohus ütleb, ei, maakohus tegi kõik õigesti. Nii, jätkan. Mida veel ringkonnakohus ütleb? Ta ütleb, et appellantide, ehk siis prokuratuur ja kannatanu, kes seda vaidlustasid, etteheited tõendite ühekülgse ja puuduliku hindamise kohta on alusetud. See, et appellandid õigeks mõistva kohtuotsusega ei nõustu, ei tähenda, et otsus on põhjendamatu. Otsuse järeldused on vastavuses tõendite alusel tuvastatud faktiliste asjaoludega. Tuleb välja, et see väide ei vastanud tõele. Süüdistuses kirjeldatud teod, juustest kinnivõtmine, pea kuklasse tõmbamine, padjanäkku surumine ja riiete kiskumine ei ole käsitlatavat kannatanu vastupanu maha surumiseks kasutatud vägivallana KARS § 141 lõike 1 mõttes ehk siis vägistamise koosseisu mõttes.
Maakohus põhjendas veenvalt, miks ei võimalda tõendid järeldada, et nende tegudega põhjustati kannatanule valu või tekitati talle tervisekahjustusi karistusõiguse tähenduses. Mulle tundub, et kohtusüsteemis on neid 50 halli varjundi fänne rohkem, sest ringkonnakohus just väitis meile ka, et ei noh, mingi juustest kinnivõtmine, pea kuklasse tõmbamine, padja näkku surumine ja riiete kiskumine. See ei tähenda, et nagu vägivalda kasutati, see oli lihtsalt mingisugune, mina ei tea, rough sex, vabandust eesti keeles, karm seks. Kuradi huvitav arusaam kohtunikel asjast. Läheme edasi, mida ringkonnakohus veel väitis. Tõendamist ei leidnud, et Eskola vedas kannatanu puhkeruumi, vaid kannatanu läks süüdistatavaga kaasa omal soovil. Hiljem saame teada, et kannatanu ei olegi väitnud, et esialgne liikumine kuskile puhkeruumi oli tahtevastane. Aga no okei, ringkonnakohus rõhutab, et kannatanu läks süüdistatavaga kaasa omal soovil. Tõendatud ei ole seegi, et kannatanu avaldas sõnadega ei tohi vastumeelsust piljardilaual toimunu suhtes. Kannatanu sõnul küsis süüdistatav temalt varem, kas ta sooviks piljardilaual seksida, millele kannatanu vastas eitavalt. Seda asjaolu süüdistus aga ei kajasta. Kannatanul oli võimalik Eskola tegevus katkestada ja ruumist lahkuda, kuid ta ei teinud seda. Samuti ei avaldanud ta süüdistatava lähenemiskatsetele vastumeelsust viisil, milles süüdistatav pidanuks aru saama, et kannatanu ei soovi temaga seksuaalset kontakti. Seejuures ei lange süüdistuses sisalduv teokirjeldus kokku kannatanu ütlustega piljardilaual toimunu kohta. Ma tahaks ka seda ringkonnakohtu lahendit näha vahetult nagu seda lahendit ennast, sest see, kuidas seda siin kirjeldatakse, on täiesti mida perset kuubis. Mõelge nüüd, mida ringkonnakohus siin ütles. Et kannatanu ei avaldanud süüdistatava lähenemiskatsetele vastumeelsust viisil, milles süüdistatav pidanuks aru saama, et kannatanu ei soovi temaga seksuaalset kontakti. Ehk siin nagu kohus ei ütle isegi, et ta ei avaldanud vastumeelsust, aga ta ei teinud seda viisil, et tüüp oleks aru saanud. Ja kui sa ütled ei tohi, siis see pole nagu piisav. Ma ei tea, mida sa ütlema pead, et ma tapan su ema ära, kui sa jätkad või nagu, mis see ringkonnakohtu lävend on, mida sa ütlema pead, ei tohi, ei ole nagu piisav. Aga okei, jätkame. Kannatanu ütlused ei ole järjepidevad ja ta mäletab asjaolusid valikuliselt. Vahemärkus. Me juba teame, et oli purjus ja kujuta ette, et sa läbid nii traumaatilise sündmuse, siis sa pead nagu täpselt igat detaili, täpselt ühtemoodi kogu aeg mäletama. See lävend, need nõudmised, mis siin pannakse kannatanule, on täiesti ebareaalsed. Aga no jätkame. Sel põhjusel ei ole usaldusväärsed tema ütlused, et ta polnud süüdistatavaga kaasa minnes intiimsest suhtlusest huvitatud. Kannatanu väide, et Eskola tassis ta süles voodisse, on vastuolus süüdistatava ütlustega, mille järgi jalutati koos puhketuppa. Kannatanu ütlused ei ole ka eluliselt usutavad, arvestades koridoride kitsust ja teele jäänud vaheuksi. Usutav on süüdistatava versioon, et kannatanu läks temaga puhketuppa vabatahtlikult. Ehk ringkonnakohus ütleb siin sisuliselt, et persse kõik need tõendid sellest vägivallast või olid purjus või midagi, nagu me ei usu sõnagi, mida sa väidad. Me usume kõike, mida süüdistatav väidab. Edasi räägib selle ringkonnakohtu lahendi kirjeldus sellest, et kannatanu oli siis kellelegi saatnud sõnumeid. Järgmisel päeval keegi, keda nimetatakse siin B-ks. Ja selle kohta on ringkonnakohus arvanud nii. B-le saadetud sõnumites kannatanut läbi vaadanud arsti küsimustele vastates ja kohtule ütlusi andes kirjeldas kannatanu seksuaalvahekorra asjaolusid erinevalt. B-le ei kirjutanud ta padja näkku surumisest, vaid kägistamisest, millest ta maakohtus ei rääkinud. Süüdistus ei sisalda aga etteheidet kägistamise või kaelast hoidmise kohta. Seevastu ringkonnakohtus väitis kannatanu, et mingil hetkel hoidis süüdistatav teda kõvasti kaelast, surus kõri peale ja tõmbas pead tahapoole. Samuti on muutlikud kannatanu ütlused selle kohta, millal talle patte näkku suruti ja kas süüdistatav sisestas tema pärakusse käe või sõrmed. Maakohus leidis põhjendatult, et vahekorra üksikasjade, sealhulgas selle tahtevastasuse ja vägivalla kasutamise, tuvastamisel ei saa kannatanu ütlustele tugineda. Kannatanu nõusoleku puudumist ei tõenda ka tema ja süüdistatava hilisem sõnumivahetus. Palun vabandust, aga kui inimese kehal on juba sellised vägivalla jäljed, nagu ma teile enne kirjeldasin selle lahendi vahendusel, siis loogiliselt võttes peaks tahtevastasust eeldama. Keskmine mõistlik inimene eelduslikult ei soovi, et ta kehale tekistatakse vigastusi, välja arvatud taaskord, kui tegemist on erilise teatud laadi intiimsuhtega, mis põhineb vastastikusel nõusolekul ja teatud piiride seadmisel, aga sellise juhtumi puhul teha nägu, et need vigastused pole mitte midagi, see ei tähenda veel mitte midagi, me ei usu mitte ühtegi sõna kannatanu suust. Kuidas üldse on võimalik vägistamist tõendada, kui vägivald ka ei kõiguta nagu mitte karvavõrdki maakohut ega ringkonnakohut? Aga okei, lähme edasi. Kannatanu ütlused, et ta ütles süüdistatavale vahekorra ajal ei tohi,
ei ole usaldusväärsed. Kannatanu sõnul ei üritanud ta süüdistatavat anaalvahekorra ajal keelata, vaid lasi end lõdvaks. Kui ta avaldas valutunnet, jätkati vahekorda vaginaalselt ja seejärel oraalselt. Kannatanu ütlustest ei nähtu, et ta oleks süüdistatavale vastupanu osutanud või väljendanud end viisil, millest süüdistatav pidanuks aru saama, et vahekord on talle vastumeelne. Üksnes anaalvahekorra ja piirkonna valulikkus suguühte tahtevastasust ei kinnita. Kannatanu intiimpiirkonnast tuvastatud vigastused viitavad sellele, et tegu oli jõulise vahekorraga, kuid seegi ei tõenda, et see oli kannatanu tahtevastane. Mida perset? Ma ei tea, kas ringkonnakohus lihtsalt kopeeris maakohtus seisukohta ses osas, aga maakohus oli öelnud, et intiimpiirkonna vigastused viitavad küll jõulisele seksuaalvahekorrale, kuid see ei täida vägistamise koosseisu ja ringkonnakohus kasutas ka seda sõna jõuline. Ringkonnakohus kasutas seda sõna siis nii, et ütles, et kannatanu intiimpiirkonnast tuvastatud vigastused viitavad sellele, et tegu oli jõulise vahekorraga, kuid seegi ei tõenda, et see oli kannatanu tahte vastane. Mis kuradi arusaam nendel kohtunikel normaalsest seksuaalvahekorrast on? Ma ei tea, sellises olukorras nagu ei jäägi muud üle, kui lihtsalt loota, et karma on päris. Üldjuhul mul on tunne, et karma on päris ja loota, et elu õpetab neid kohtunikke, kes sellise idiootsuse siia maailmasse lõid. Ei mingi vigastused kuskil intiimpiirkondades ja mingid sinikad ja verevalumid ja jumal teab mis asjad. Ega see ei tähenda veel, et nagu mingit vägivalda seal seksis kasutati, see oli lihtsalt selline tavaline laupäevane jõuline seks. Aga okei, lähme edasi, paar lõiku veel siin ringkonnakohtu lahendi kirjeldust. Ringkonnakohus arvas, et maakohus leidis õigesti, et B ütlusi, B oli siis see, kellele kannatanu saatis järgmisel päeval sõnumeid, et B ütlusi ei saa käsitada seaduse mõttes iseseisva tõendina. Kannatanu ei avaldanud talle juhtunu asjaolusid vahetult pärast sündmust, vaid alles järgmisel päeval, moonutades seejuures tõde. Vahemärkus, kannatanu oli purjus ja ta läbis mingi tohutult traumaatilise episoodi rünnaku tema isiku vastu. Eeldus, et ta nagu kohe tõttab kellegagi ühendust võtma, on täiesti ebareaalne, aga ringkonnakohus sellise eelduse siin seadis, tundub, et maakohus ka. Ringkonnakohus ütleb, et prokurör ei küsitlenud B-d kannatanult kuuldud asjaolude kohta. Tema ütlustest nähtub vaid see, et kannatanu sõnul kuritarvitas süüdistatav teda seksuaalselt ning B veenis kannatanud haiglasse ja politsei poole pöörduma. Mis on väga hea töö, B, kes iganes sa oled, sellepärast et tänu sellele tuvastati ka kõik need vigastused, mis teoorias oleks võinud muuta selle asja menetlemise ja vägistaja süüdimõistmise lihtsamaks, aga tuleb välja, et ei muutnud, sellepärast et maakohtus ja ringkonnakohtus istuvad mingisugused fetišistid, kes arvavad, et vigastustega päädiv seks on jumala tavaline, selline regulaarne jõuline seks, aga mida iganes. Nii edasi, ülejäänud ütlused puudutavad seda, milline mõju juhtunul B arvates kannatanule oli. Nende ütlustega pole aga võimalik kontrollida kannatanu ütluste usaldusväärsust. Tunnistaja, et C ütlused on põhjendatult tõendikogumist välja jäetud. Ma ei tea, kes C on, sest ma ütlen, kui ma loen algusest peale seda Riigikohtu lahendit, siis mul ei ole tervikpilti, ehk ma ei ole neid ütlusi näinud, ehk ma ei tea täpselt, mida näiteks sellelt B-lt küsiti või mida ta rääkis, aga me saame teada, et B-le rääkis kannatanu asjast järgmine päev ja B veenis teda politseisse ja haiglasse pöörduma, mis oli väga-väga hea lüke. Alati kohe haiglasse, et saaks võimalikult palju tõendusmaterjali koguda. Nii, viimane lõik siis ringkonnakohtu lahendi kohta siin veel. Ringkonnakohus leidis siis veel, et tõendatud ei ole, et kannatanu oli seksuaalvahekorra ajal sellises joobeseisundis, mis pärssis tema vastupanuvõimet ja takistas vaba tahte kujundamist. Kannatanu kirjeldas oma joovet tegelikust raskemana, näitamaks end abitu ja vastupanuvõimetuna. Tõendatud ei ole, et süüdistatava füüsiline üleolek oleks kannatanut mõjutanud. Samuti ei olnud kannatanu abitusseisundist tulenevalt sündmuskoha asupaigast. Ta võis puhkekeskusest soovi korral igal ajal lahkuda. Mida kuradit? Mis kuradi seost on sellel, et ta võis puhkekeskusest igal ajal lahkuda sellega, et ta ei saanud lahkuda sellest olukorrast, kus keegi vägivallaga teda vägistas? Mõelge selle peale, maakohus ja ringkonnakohus ütlevad meile sisuliselt, mingid vigastused kuskil anaal- või päraku piirkonnas, see on tavaline jõuline seks ja kuidagi ei ole tõendatud, et see tüüp oli suurem, et see kuidagi nagu oleks asja mõjutanud, mitte miski pole üldse mitte kuidagi tõendatud. Kuidas seda veel tõendada saaks? Kas, tõenäoliselt iga naine kannab alati pussnuga kaasas ja kui midagi on, siis jumala eest, et saaks noa kuskile sisse löödud sellele tüübile, sellepärast et muidu kohus ei usu. Või tegelikult tõenäoliselt need konkreetsed kohtunikud, kes selle asja juures olid maakohtus ja ringkonnakohtus, küllap nad arvaks, väike nuga kuskile säärde või selga, see väike selline veri, see käib asja juurde, see on selline tavaline ritualistlik seks, ega see veel ei tähenda, et see mingi tahtevastane oli. Okei, see selleks, lähme asjaga edasi. See oli ringkonnakohtu lahendi kirjeldus Riigikohtu lahendis. Ja nüüd edasi on siis kassatsioon ehk
Prokuratuur ja kannatanu vaidlevad edasi, vaidlustavad asja Riigikohtusse, ütlevad, et täiesti pekkis. Maakohus ja ringkonnakohus on mingisugused fetišistid, kes uskusid süüdistatava igat sõna ja mitte ühtegi asja, mida kannatanu väitis. Ja vigastusi nad ka relevantseks ei pidanud, sellepärast et sadomaso on norm, tuleb välja Pärnumaal, sest esimene aste on Pärnu maakohus olnud. Davai pärnakad, mis värk teil seal on? Kohtunikud arvavad, et jõuline seks on norm. Mida ta oleks ainult juhul, kui sul on selge vastastikune kokkulepe, piirid paika pandud ja kokku lepitud, tehke mis tahate, aga nagu mitte niimoodi, mitte ühe poole tahte vastaselt. Nii, nüüd on lahendis kirjeldatud seda, et mille alusel siis asja vaidlustati. Ja siin on kirjas, et kannatanu taotleb nii maa kui ringkonnakohtu otsuse tühistamist ja asja saatmist maakohtule uueks arutamiseks või siis alternatiivselt uue otsuse tegemist, millega Eskola siis süüdi mõistetakse ja tsiviilhagi rahuldatakse. Kannatanu ütlused loeti alusetult ebausaldusväärseks. Kohtupraktikas on selgitatud, et ütluste kui isikulise tõendi hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki ütluste usaldusväärsust potentsiaalselt mõjutavaid asjaolusid. Vägivalla ohvrite ütluste usaldusväärsust mõjutab muuhulgas traumakogemus, nii selle psüühiline kui ka füsioloogiline mõju kannatanule. Traumaatilise kogemuse ajal lülitab ohvri aju enda osaliselt välja, et tekkivad mälupildid on katkendlikud. Sageli meenub traumaatiline sündmus täiendavate mälupiltidena oluliselt hiljem. Sel põhjusel ei saa vägistamise ohvrilt nõuda lineaarset ja detailideni täpset juhtunu kirjeldust. Jah, kõlab loogiliselt. Kohtud eirasid kannatanu vaimse tervise häirete kohta käivaid tõendeid. Ometi on selge, et kannatanu vaimset tervist kahjustas just kõnealune seksuaalakt. Selge on seegi, et üksmeelne ja vägivallata vahekord vaimset tervist ei kahjusta ega põhjustab pikaajalist traumareaktsiooni. Järelikult lükkavad kannatanu vaimse tervise kohta kogutud tõendid ümber süüdistatava väite konsensuslikust ja üksteisega arvestavast vahekorrast ning kinnitavad kannatanu ütluste usaldusväärsust. Jällegi, kuna ma toimikut pole näinud, ma ei tea, mis kõik tõendid olid, siis ma võin ainult eeldada selle lõigu pinnalt, et kannatanu pöördus vaimse tervise spetsialisti poole, kes siis kas diagnoosis konkreetselt mingisuguse häire, siin on räägitud pikaajalisest traumareaktsioonist. Noored on kindlasti ingliskeelsest maailmast kuulnud PTSD, post-traumatic stress disorder või midagi sellist küllap midagi seal oli ja selle lõigu järgi selle kohta olid tõendid. Ehk ka see, kui kannatanul pärast midagi sellist diagnoositakse või tuvastatakse, ikkagi viitab sellele, mis päriselt toimus. Nii, veel väitis kannatanu siis, kui ta vaidlustas asja edasi Riigikohtusse, et kannatanu joobe tuvastamiselt tuginesid kohtud teiste isikute subjektiivsetele hinnangutele, selle asemel, et lähtuda tõenditest tarbitud alkoholi koguse kohta. Tunnistajate ja süüdistatava ütlustes selgub, et minimaalselt jõi kannatanu poole 0,7 liitrisest rummist ja 3 kokteili. Nii, pool 0,7 rummist, mis sõltub täiesti inimesest. Minu parim sõbranna oleks pikaliini tehtud sellest, mina isiklikult mitte, ehk see sõltub täiesti selle kannatanu tolerantsist, mis sõltub muuhulgas tema suurusest, kehamassist, ainevahetusest ja nii edasi. Ja siin on kirjutatud, et pool 0,7 liitrisest rummist ja 3 kokteili, mis on juba väga arvestatav kogus. Ja siin on öeldud, eks ole, et seda saab järeldada tunnistajate ja isegi süüdistatava ütlustest. Kannatanu arvestuslik joove seksuaalvahekorra ajal võis olla 2,9 kuni 3,8 promilli ehk ta oli raskes joobes. Kohtud seda asjaolu ei arvestanud. Holy shit, 2,9 kuni 3,8 promilli on sitaks palju ja juba see kirjeldus, mis väidetavalt tuleb tunnistajate ja süüdistatava enda ütlustest, mis ütleb, et ta jõi minimaalselt pool 0,7 liitrisest rummist ja 3 kokteili, see on suur kogus alkoholi ja fakt, et maa- ja ringkonnakohtu lahenditest kuidagi mingit tähtsust sellele ei omistata, on kurioosne. Aga okei, edasi siis veel argumenteeris siin kannatanu, et maakohus tuvastas, et kannatanu sai vahekorra tagajärjel kehavigastused, sealhulgas suguelunditele. Lisaks sai kahjustada tema vaimne tervis. Teise inimese tervise kahjustamine ja talle valu põhjustamine on vägivald karistusseadustiku paragrahv 121 tähenduses, mis täidab karistusseadustiku paragrahv 141 koosseisu. See on huvitav, mida siis kohtud ütlesid. Kas kohtud ütlesid, et vägivald selle sätte mõttes, mis ütleb, mis on vägistamine? Kas nad ütlesid, et vägivald peab tähendama midagi, mis tekitab tervisekahjustust? Mis on huvitav ja mis tunduks täiesti nagu ebaloogiline, sest näiteks kui sa hoiad kedagi maas oma keha raskusega ja kui sa oled teisest piisavalt palju tugevam, suurem ja raskem, vaatame korra, mis see paragrahv 121 on kehaline väärkohtlemine teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest. Okei, aga taaskord, miks see peaks üldse vägistamise koosseisuga seotud olema, sest vägivald ei pea isegi valu tekitama, vägivald kui selline võib ju ka olla lihtsalt forsseeritult kellegi maas hoidmine, kinni hoidmine, paigal hoidmine.
aga noh, tõenäoliselt see teeb haiget. Õnneks ma ei ole kunagi sellises olukorras olnud, aga tõenäoliselt see teeks haiget, mis juhul oleks igal juhul valu tekitav kehaline väärkohtlemine. Aga see ei tohiks üldse küsimus olla. Nii, kannatanu märgib siin veel, et senine kohtupraktika vägistamise koosseisu mõttes vägivallast sisustamisel vajab edasiarendamist. Seisukoht, mille järgi peab kannatanu vägistamiseks kasutatav vägivald täitma paragrahvis 121 sätestatud koosseisu, lähtub iganenud võitle või põgene mudelist, mille kohaselt on ekstreemses olukorras inimesel vaid 2 ellujäämismehhanismi. Jumala õige, ma ei saa üldse aru, kust nad selle Kars 121 mängu tõid. Ma ei ole karistusõiguse inimene, aga see tundub mulle juba lihtsalt inimesena ebaloogiline, kui vaadata neid sätteid, aga okei. Tegelikult on olemas ka 3. kaitsemehhanism, see tähendab tardumine. See on tardumine ehk tooniline liikumatus. Seejuures on just see reaktsioon kõige tavapärasem ja vaid vähesed ohvrid asuvad ründajaga võitlema, mis on ka loogiline. Kui sinu vastu pannakse toime selline rünnak, mille raames sa näed ja tajud, et sul ei ole mingit pääsemist, sul ei ole mitte mingit pääsemist, sest su jõud ei käi teisest üle, siis on lihtsam surnult mängida, mis tundub inimlikult täiesti loogiline. Aga noh, maakohus ja ringkonnakohus vist nii ei arvanud. Nii, ja siis siin on kassatsiooni vastused. Prokuratuur arvas, et kassatsioon on põhjendatud. Prokuratuur ütleb, et kohtud jätsid olulised tõendid hindamata ja esitasid kannatanu ütluste usaldusväärsusele põhjendamatult rangeid nõudeid. Jah, kuradi absoluutselt, täitsa pekkis. Mitte midagi nad ei uskunud, mida kannatanu ütles. Isegi seda mitte, et ta oli purjus. Kuigi tuleb välja, et tunnistajate ja süüdistatavate ütlustest nähtus, et oli ikka väga korralikult alkoholi pruukinud, aga isegi selle kohta oli ringkonnakohus leidnud, et kannatanu kirjeldas oma joobet tegelikust raskemana, näitamaks end abitu ja vastupanuvõimetuna. Kuradi värvides ringkonnakohus. Nii, siin veel prokuratuuri kommentaarid siis kassatsioonile, et suguühte tahtevastasust tõendavad lisaks kannatanu ütlustele ka tema vigastused ja vaimse tervise kahjustused. Kannatanu oli oma joobeseisundist, füüsilisest allajäämusest ja sündmuspaiga kõrvalisest asukohast tingituna süüdistatava takistamatu mõjuvõimu all. Siit lahendist me ei loe välja, mis nende mõõtmed olid, kui näiteks kui pikk ja raske oli süüdistatav, kui pikk ja raske oli kannatanu, mis vormis ja nii edasi, aga ma võin omalt poolt öelda, et mina näiteks olen oma abikaasaga peaaegu sama pikk, võib-olla mingi paar sentimeetrit on vahet, ma olen temast 10 kilo raskem, aga tal on rohkem lihasmassi, sest et bioloogia. Ma käin rohkem jõusaalis ja võiks arvata, et kui me oleme sama suured, ma olen tast massiga üle, mul on naise kohta korralikult lihasmassi, nagu korralikult, siis võiks näiteks arvata, et minu jõud võiks, kui mitte tema jõust üle käia, siis vähemalt võrdväärne olla, aga sõbrad ei ole. Ja kui me vahel niisama nalja pärast maadleme, siis reaalselt rakendades kogu oma jõudu, mis minus on tema jõud minu omast ikka üle käinud. Ja taaskord, me oleme põhimõtteliselt sama pikad, ma olen tast 10 kilo raskem ja ma ei tea täpselt, palju temal lihasmassi on, aga noh, küllalt. Ja aga mul on ka siga palju lihasmassi ja ikka mu jõud ei käi tast üle. Nii et kui oleks veel veidi väiksem naisterahvas võrreldes veidi suurema meesterahvaga, tunduks täiesti kuradi lootusetu. Ja sõbrad, see on asi, mille peale mina väga tihti mõtlen. Tahaks loota, et hädaolukorras adrenaliin tuleb appi, aga noh, kurat seda teab. Nii, Eskola kaitsjad siis kassatsiooni rahuldamiseks alust ei näinud, loomulikult mitte, sest ta mõisteti ju õigeks. Ja tema kaitsjad arvasid, et kohtud on faktilised asjaolud veenvalt tuvastanud ja leidnud põhjendatult, et Eskola käitumine ei täida vägistamise koosseisu. Jõuame nüüd Riigikohtu seisukohtadeni, mis annavad lootust, et kõik meie riigi kriminaalmenetlussüsteemis ei ole veel täiesti perses. Riigikohus annab meile lootust, et kõik karistusõigusega tegelevad kohtunikud ei ole fetišistid, mida nad võiks ju vabal ajal vabalt olla, pole meie asi, aga kui nad hakkavad oma fetišismi projitseerima menetlusosalistele, siis meil on probleem. Appi tuli Riigikohus, kes rõhutas kõigepealt, et Riigikohus ei tuvasta faktilisi asjaolusid. Jah, tõepoolest Riigikohus ei tegele tõendite hindamisega. Nemad vaatavad, kas õigust on korrektselt rakendatud nii materiaalõigust ehk mis on sisulised reeglid kui ka menetlusõigust. Riigikohus vaatab seda, kas kohtud on faktiliste asjaolude tuvastamisel järginud kriminaalmenetlusõiguse norme, sealhulgas kas kohtu seisukohad selles küsimuses on selged, ammendavad ja vastuoludeta. Maa- ja ringkonnakohtu otsus ei vasta nendele nõuetele. Ehk Riigikohus ütleb meile kohe, et esimese 2 astme kohtud keerasid
Shita käki kokku. Faktiliste asjaolude tuvastamise aspektist on kriminaalasja keskne küsimus see, kas usaldusväärsemaks pidada kannatanu või süüdistatava ütlusi peokeskuses toimunu kohta. Maa- ja ringkonnakohus leidsid üksmeelselt, et tugineda tuleb süüdistatava ütlustele. Kannatanu ütlused seevastu olid mõlema kohtu hinnangul vastuolulised ja ebajärjepidevad, mistõttu neid ei peetud olulises osas usaldusväärseks. Edasi selgitab Riigikohus siis, mis on senine kohtupraktika ütluste usaldusväärsuse hindamisel ja nad kirjutavad nii. Isikulise tõendiallika ütluste usaldusväärsuse hindamisel on kohtupraktikas kujunenud välja mitmed põhimõtted. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, kas isiku ütlused on järjepidevad või sisaldavad vasturääkivusi ja kas isik on erinevatel menetlusetappidel andnud samasisulisi või lahknevaid ütlusi. Samuti on kohtupraktikas peetud isiku ütluste usaldusväärsuse hindamisel võimalikuks tugineda tema ütluste välistele selgitustele. Ütlustes vastuolude tuvastamise korral tuleb otsustada, milline osa isiku ristküsitlusele antud ütlustest on varem antud ütlustega diametraalses vastuolus ja kas isik on suutnud mõistuspäraselt ning kohtule arusaadavalt selgitada ütluste erinevuse põhjust. Sõltuvalt sellele küsimusele antavast vastusest saab edasiselt isiku ristküsitlusel antud ütlusi arvesse võtta osaliselt või tervikuna või tuleb need mingis osas või tervikuna tõendi kogumist välja jätta. Ütluste usaldusväärsuse hindamise oluline kriteerium on ka nende eluline usutavus. Viimase osakaal ütluste usaldusväärsuse hindamisel on seda suurem, mida väiksem on ütlustes kajastuvate asjaolude esinemise üldine tõenäosus. Mõnel juhul, näiteks kui ütluste sisu on vastuolus üldtuntud loodusseadustega või ilmselgelt absurdne, võib kohus ka ainuüksi elulise usutavuse kriteeriumist lähtudes jõuda järelduseni, et ütlused ei ole tõendina usaldusväärsed. Okei, see oli nüüd pikk lõik sellest, et kuidas siis ikkagi nagu hinnata. Ja põhiline asi, mis siit välja tuli, on see, et tuleb vaadata, et kas on mingid vastuolusid. Kas on vastuolusid nii isiku poolt antud ütluste vahel, kui ka ütluste ja millegi ütluste välise vahel. Mingi muu tõendiallikas näiteks. Ja siis tuleb vaadata, et kui ta ikkagi hiljem, näiteks ristküsitlusel, hakkab väitma midagi muud, mis on vastuolus varasemalt väljendatuga, siis võib juhtuda, et neid hilisemaid muudetud vastuseid ei võetagi enam arvesse. See sõltub ja siis on siin veel öeldud meile, et nagu ikkagi ütlused on täiesti eluliselt ebausutavad vastuolus loodusseadustega, siis suureneb selle elulise usutavuse osakaal ütluste usaldusväärsuse hindamisel. Ehk mida ulmelisemat juttu inimene ajab, seda raskem on seda juttu usaldada, mis on nagu loogiline, käib ka igapäevaelus, nii käib ka kriminaalmenetluses, nii tuleb välja. Nii, ja nüüd hakkab siis Riigikohus tulistama maakohtu ja ringkonnakohtu kobarkäki pihta. Nad kirjutavad, praeguses asjas ei osutanud maa- ega ringkonnakohus diametraalsetele lahknevustele kannatanu ütlustes. Selle asemel lugesid kohtud eluliselt ebausutavaks tema ütlused piljardilaualt puhketuppa ja sealt tagasi baari liikumise asjaolude kohta ja järeldasid sellest, et kannatanu väiteid alkoholijoobest tingitud hägusa oleku ja vastupanuvõimetuse kohta ei saa uskuda. Sellist järeldust kinnitas kohtute arvates videosalvestistelt nähtuv kannatanu käitumine. See on baarilaual tantsimine ja välisukse kõrval piirdel seismine. Okei, järelikult siin olid mingid videosalvestused. Riigikohus ei nõustu selliste faktiliste asjaolude tuvastamisega. Kannatanu ütlusi Eskola süles puhketuppa liikumise asjaolude kohta ei saa pidada niivõrd mõistuse vastaseks, et tema ütlustele ei saaks tõendina tugineda. Ringkonnakohtu väidet, et kannatanu suutis talletada läbitud tee üksikasju, ei kinnita ükski tõend. Ehk ringkonnakohus siis väitis, et kuule kannatanu, et sa teadsid detailselt, mis toimub. Riigikohus ütleb, et see pole tõendatud, et ei olnud nii. Et ei ole tõendeid, mis ütleks, et aga kannatanu detailselt suudab meenutada seda teekonda sinna puhkeruumi. Riigikohus jätkab, ainuüksi asjaolu, et kannatanu jõudis puhketoast baari tagasi, selliseks järelduseks alust ei anna. Seejuures ei olegi kannatanu väitnud, et ta oli teel puhketuppa teadusetu, vaid ta kirjeldas, et tema olek oli hägune, mistõttu ta ei mäleta täpselt kõiki detaile. Mainitud videote salvestamise ja puhketuppa mineku vahele jäi aga mitme tunni pikkune ajavahemik. Kohtud tuvastasid, et selle aja jooksul tarvitas kannatanu veel alkoholi. Seetõttu ei saa nende salvestiste põhjal teha järeldusi kannatanu hilisema joobeseisundi kohta. Okei, siit me loeme siis välja, et meil on mingid videosalvestised selles asjas, kust on näha siis, et kannatanu oli mingil hetkel baarilaual tantsinud ja mingil hetkel välisukse kõrval piirdel seisnud ja ju siis maa- ja ringkonnakohus vaatasid seda ja mõtlesid, et olid adekvaatne küll, jõudsid veel pärast seda kuritegu, mis sinu vastu toime pandi tagasi baari ja siis Riigikohus ütleb, et wow.
videosalvestiste ja selle toimunu vahele jäi mitu tundi ja meil on tõendid selle kohta, et selle aja jooksul kannatanu tarbis veel alkoholi. Ehk nagu see, et ta mingid tunnid tagasi oli adekvaatne, ei tähenda, et ta tunde hiljem veel oli adekvaatne, mis tundub üsna loogiline, nagu mida perset, kuidas maa ja ringkonnakohus sellise asjaga said mööda panna, aga samas nad on siin nii paljude asjadega mööda pannud, et vist ei tohiks enam imestada, aga lähme edasi Riigikohtu seisukohtadega. Ringkonnakohus ei andnud kannatanule võimalust selgitada ütlustes väidetavalt esinenud vasturääkivusi. Nii tõi apellatsioonikohus esile, et kannatanu andis maa- ja ringkonnakohtus erinevaid ütlusi selle kohta, mis hetkel süüdistatav talle padja näole surus. Ringkonnakohus nägi vastuolu ka selles, et kannatanu sõnul vaatas ta anaalvahekorra ajal aknast välja, kuid samas andis ütlusi, et tema pea oli sel ajal dressipluusiga kaetud. Kuigi ringkonnakohtu hinnangul oli tegu oluliste lahknevustega, ei küsinud kohus istungil nende asjaolude kohta kannatanult täpsustusi. Jättes ütluste ebakõla põhjuse välja selgitamata, ei saanud ringkonnakohus teha järeldust nende ebausaldusväärsuse kohta. Põhimõtteliselt loen mina siit välja, et ringkonnakohtu lahendist tuli mingisugune selline katša hetk kannatanu pihta, et näe, meis siin oli mingi vastuolu, aga menetluslikult oleks pidanud kohus uurima välja vastuolu põhjuse. Andma võimaluse kannatanule selgitada, et miks ühel juhul tundub, et rääkis ühtpidi, teisel juhul teistpidi, et kord mingi aknast välja vaatamine, siis mingi dressipluus üle pea või mingi selline jutt. Et see ei käi niimoodi, et kohus pärast nagu teeb sellise asja lahendis, et näe, võtsin vahele siin on mingisugused vastuolud, vaid ta peab ka välja selgitama põhjuse. Ja kui ta ei selgita välja põhjust, et miks siis on mingi erinevus, mida kohus arvab, et on mingi erinevus ütlustes, miks see on, ta peab selle välja selgitama, kui ta seda ei tee, ta ei saa lihtsalt öelda, et ei saa usaldada selle inimese juttu, näe, siin olid vastuolud. Kohus peab välja uurima, mis see põhjus oli ja kui siis inimene ei suudaks kuidagi usutavalt põhjendada, et miks siis tema ütlused kohati erinesid, siis selle pinnalt saaks kohus öelda, et no ma ei tea, ei tundu väga usaldusväärne, kui sa siin korda räägid üht, korda räägid teist ja su põhjendus nende vastuolude kohta ei ole ka veenev, siis alles saad öelda, et pole usaldusväärne. Jätkame Riigikohtu seisukohaga. Kannatanu ütlusi olulises osas ebausaldusväärseks lugedes rõhutasid kohtud sedagi, et kannatanu ja süüdistatav veetsid tunde kestnud peo käigus koos meeldivalt aega. Oluline tähtsus omistati ka sellele, et kannatanul oli võimalik paarist igal ajal lahkuda, kuid ta ei teinud seda. Nendest asjaoludest järeldasid kohtud, et kannatanu ütlusi, mille kohaselt ei olnud ta Eskolaga kaasa minnes intiimset laadi suhtlusest huvitatud, ei saa uskuda. Kannatanu aga ei eitanudki, et esialgne suhtlus Eskolaga oli meeldiv. Koos tantsiti ja vesteldi erinevatel teemadel. Samuti läks ta koos süüdistatavaga puhkekeskuse ruumidega tutvuma vabatahtlikult. Nendest asjaoludest ei saa aga kuidagi järeldada, et järgnenud sündmused, mis päädisid kohtute tuvastatu kohaselt kannatanule valu ja kehavigastusi põhjustanud seksuaalvahekorraga, olid tema tahtega kooskõlas. Jah, ilmselgelt, mida maakohus ja ringkonnakohus oma sellise suhtumisega ütlevad naistele on see, et kui on see valik, et mees või karu, siis kurat sa vali karu, kes internetis liiga palju aega ei veeda, siis internetis levis vahepeal selline trend, kus siis naised vastasid küsimusele, et kui sa oled üksi kuskil sügavas metsas ja sul on valida, kas sul tuleb vastu mingi suvaline meesterahvas või karu, kumba sa siis rohkem kardad, siis olid need arutelud ja poleemika, et statistiliselt on suurem tõenäosus, et mees teeb sulle halba versus karu. Või siis mõned arvasid teistpidi, emba kumba, ringkonnakohus ja maakohus ütlevad meile siin, et sellises olukorras sa peaksid valima karu, sest meestega aega veetes pead arvestama sellega, et kui sa vähegi sõbralik oled kellegagi, isegi võib-olla flirdid, litsraisk flirdid kellegagi siin ise tahtsid, siis järelikult. Kui kellegagi meeldivalt aega veedad, järelikult siis tahtsid kõike seda, mis pärast ka tuli. Isegi kui sulle tekitatakse kehavigastusi, mis olid siin tõendatud asjas, selle kohta ütleb ka kohus, see oli mingi tavaline jõuline seks, eks ole. Et kui sa vähegi sõbralik oled meesterahvaga ja sind pärast vägistatakse, siis siit lugu. Ise olid sõbralik. Aga okei, Riigikohus jätkab. Kolleegium rõhutab, et nõusolek suguühteks peab olema nii ühtesse astumisel kui ka selle toimumise ajal ja katma kõiki selle asjaolusid. Näiteks ei tähenda nõusolek suguühteks iseenesest nõustumist sadistliku vahekorraga, nagu ei tähenda ka nõusolek vaginaalseks suguühteks nõustumist oraalse või anaalse vahekorraga. Samuti on võimalik kuni suguühte lõpuni sellest nõusolekust igal hetkel loobuda. Varasem sõbralik suhtlus ja isegi võimalik vastastikune sümpaatia ei võimalda seega järeldada, et ka järgnenud seksuaalvahekord vastas kannatanu tahtele. Tahaks öelda, et ilmselgelt, aga tuleb välja, et maa- ja ringkonnakohtule see ei olnud nii väga kuradi ilmselge.
Riigikohus jätkab. Kannatanu ütluste usaldusväärsuse hindamisel on praeguses asjas oluline seegi, et tegemist ei ole sõna vastu olukorraga, vaid lisaks kannatanu ütlustele on uuritud teisigi otseseid ja kaudseid tõendeid. Ehk sõbrad, see ei ole isegi see alati keeruline vägistamiskaasus, kus on ainult sõna vastu, pole mingeid kehalisi vigastusi, pole mitte ühtegi inimest, kes oleks midagi näinud. Lihtsalt võib-olla läksidki kohtingule inimesega, mõtlesid tore inimene, läheme joome sinu pool veini ka veel ja siis tuleb välja, hoopis on vägistaja. Korgijoogi libistamist sinu veiniklaasikesse tagantjärele ei tõenda ära, kui sa ei lähe kohe esimesele võimalusele haiglasse ja ongi köögat, 0 tõendit ja see ei ole see kaasus. See ei ole see kaasus. Meil on siin kehavigastused ja meil on veel teisigi tõendeid ja ikka kurat maakohus ja ringkonnakohus ütlesid, et mitte kottigi ei usu, mida kannatanu räägib. Riigikohus jätkab. Muuhulgas uurisid kohtud seksuaalvägivalla ohvri läbivaatuse protokolli. See on siis see, millega tuvastati kehavigastused, eks ole. Ning kannatanu ja B sõnumi vahetust, milles kannatanu kirjeldas tema suhtes toime pandud tegusid. Kohtud osutasid mõningatele lahknevustele eri aegadele antud kirjelduste vahel, ent kolleegiumi hinnangul ei saa neid pidada oluliseks. Erinevused on tingitud eelkõige sellest, millise detailsusega on kannatanu juhtunud kirjeldanud. Ehk kui maakohus ja ringkonnakohus enne jätsid mulje, et mingi ilgelt korda rääkisid üht, siis rääkisid teist, mingi täielik vastuolu. Riigikohus ütleb selle kohta, et erinevus seisneb vaid selles, millise detailsuse astmega kannatanu asja kirjeldas. Edasi kirjutab Riigikohus. Kokkuvõttes ei ole kohtud veenvalt põhjendanud, miks kannatanu ütlused tuleb lugeda ebausaldusväärseks, vaatamata sellele, et need haakuvad teiste tõenditega ja on olnud algusest peale olulises osas ühetaolised. Siin mulle tuleb esimese asjana jälle pähe see alkoholi teema, kui see ringkonnakohus ütles sa mingi valetsid selle kohta, kui purjus olid, sa tahtid ennast lihtsalt abituna näidata, mis tegelikult tunnistavad ja ka süüdistatava Eskola enda ütlused tõendavad, et kannatanu tarbis ikka konkreetselt korralikult alkoholi. Aga kohtud ei uskunud. Ikka ei uskunud, isegi kui kõik tõendid ütlevad, et ta oli purjus. Ei kurat, ei usu raisk, ei olnud see purjus midagi. Mängid siin lihtsalt mingit purjus lillekest. Edasi kirjutab Riigikohus, et kohtud leidsid ekslikult, et B ütlustele kannatanult kuuldu kohta ei saa iseseisva tõendina tugineda. Tuleta meelde, B on siis see, kellele kannatanu järgmisel päeval toimust rääkis. Maakohus välistas selle B ütlused, leides, et kannatanu moonutas juhtunust B-le rääkides tõde. Ringkonnakohus lisas, et kannatanu suhtles tunnistajaga alles järgmisel päeval, mitte vahetult pärast sündmust. Erinevalt ringkonnakohtust leiab kolleegium, ehk siis Riigikohus, et praeguse asja tehiolusid arvestades mahub tunnistajale ka järgmisel päeval juhtunust rääkimine, siis teatud kriminaalmenetlusseadustiku paragrahvi ajalistesse piiridesse. Samuti ei anna juba sõnumite endi sisu põhjust kahelda, et kannatanu kuradi GoPro kuumenes taas kord üle. Ma vist teen peatselt selle lükk ära ja ostan Sony, mis asi see oli, ZV-E10 kaamera, lootes, et see ei kuumen üle. Ma loodan, mul pole õrna aimugi, mis hetkel kaamera ennast täpselt välja lülitas, nii et võib-olla jääb nüüd mõni lõik vahele, aga lähme edasi Riigikohtus seisukohaga. Riigikohus ütles siis, et kohtutel puudus alus väita, et kui kannatanu saatis järgmisel päeval B-le sõnumeid, et ta siis moonutas tõde, et see oli kohtute poolt alusetu väide ja Riigikohus ütleb edasi, et meelevaldselt on kõrvale jäetud ka tunnistaja C ütlused. Ma jätan vist mõned laused vahele, iga lause pole siin tähtis. Samuti on tõendi kogumist põhjendamatult välja arvatud kannatanu vaimse tervise kahjustuste kohta esitatud tõendid. Kuna vägistamisega rünnatakse lisaks kannatanu füüsilisele tervisele ka tema vaimset heaolu, võisid need tõendid olla asjakohased. Seega hindasid kohtud tõendeid valikuliselt, eirates siis kriminaalmenetluse seadustiku nõudeid. Maa- ja ringkonnakohus ei ole veenvalt kõrvaldanud kahtlusi Eskola ütluste usaldusväärsuses. Nii, nüüd me jõuame siis selle osani, kus Riigikohus hakkab ütlema, et oot. Te uskusite igat sõna, mida süüdistatav ütles, aga mitte ühtegi, mida kannatanu ütles. Kuidas nii? Selle kohta kirjutab Riigikohus järgnevat. Sisulise vastuseta on jäänud näiteks küsimus, et kui süüdistatava sõnul ei olnud tegu jõulise seksuaalse vahekorraga, siis kuidas sai kannatanu selle käigus kehavigastused? Huvitav. Järelikult Eskola väitis, et see ei olnud jõuline vahekord, kuigi maakohus ja ringkonnakohus mõlemad järeldasid, et oli. Eskola siis väitis, et ei olnud. Ja Riigikohus küsib, et aga kuidas siis kehavigastused tekkida said? Ja Riigikohus jätkab, piisava tähelepanuta on jäetud ka süüdistatava ütluste vastuolu tema ja kannatanu sõnumi vahetuses süüdistatava enese poolt avaldatuga. Nimelt tuvastasid kohtud, et Eskola väitis sõnumis kannatanule, et tal on puhketoas toimunu osas mäluauk.
Kohtus ütlusi andes süüdistatav mäluaugust aga ei rääkinud. Vastupidi, ta kirjeldas väidetavalt toimunud asjaolusid väga üksikasjalikult. Seevastu kannatanu kirjutas samas sõnumivahetuses, et ta ütles ju Eskolale mitu korda ei ja nii ei tohi ning et ta oli väga purjus. Neid asjaolusid kinnitas ta ka kohtus ütlusi andes. Eeltoodud põhjustel ei saa veenvaks pidada kohtute järeldust, et süüdistatava ütlused sugulise vahekorra asjaolude kohta on kannatanu omadest usaldusväärsemad. Ehk see süüdistatav Eskola ise väitis suhtluses kannatanuga, et tal oli mäluauk toimunu osas, hiljem kohtus aga mäletas kõike detailselt, samas sama suhtluse käigus kannatanu juba siis ütles Eskola, et kuule, ma olin nii purjus, ma ütlesin sulle ei ja ma ütlesin sulle, et ei tohi, et mis toimub. Ja Eskola siis vastas, et tema ei mäleta midagi. Ja selle taustal leiavad kohtud, et ei, see tüüp on jumala usaldusväärne. Tema iga sõna on kuld, kannatanu, kurat, ma ei tea, mingi purjus on, ma ei tea, mingi naine ka, täiesti ja Riigikohus ütlebki selle taustal, et kui me nüüd seda tervikuna vaatame, siis sa ei saa kuidagi järeldada, et siin süüdistatava ütlused oleksid usaldusväärsemad kui kannatanu omad. Riigikohus jätkab, et ringkonnakohtu hinnangul ei leidnud tõendamist, et kannatanu avaldas Eskola lähenemiskatsetele vastumeelsust viisil, millest Eskola pidi aru saama, et kannatanu ei ole suguühtesse astumisega nõus. Asjaolu, et tegelikkuses nõusolekut suguühteks ei olnud, kuid kohtualune ekslikult sellest siiski lähtus, võib olla hinnatav süüteo koosseisule vastava asjaolu mitte teadmisega, mis välistab tahtluse. Kolleegium ehk Riigikohus leiab, et ka see ringkonnakohtu järeldus tugineb tõendite ühekülgsele hindamisele. Kohus lähtus üksnes süüdistatava ütlustest, jättes muud tõendid tähelepanuta. Nii näiteks luges kohus usaldusväärseks tunnistaja D ütlused, kes kinnitas, et ütles kannatanule pärast seda, kui süüdistatav oli hõõrunud baarilaual kannatanu intiimpiirkonda, et kas nüüd on minu kord sinu üle naerda? Okei, meile jälle puudub kontekst, eks me ei ole toimikut tervikuna näinud, pole ütlusi tervikuna lugenud. Aga Riigikohus ütleb, et tunnistaja selgitas kohtule ka selle lause tagamõtet. Ta pidas silmas, et lõpuks läheb ka kannatanul midagi halvasti. Järelikult adus isegi olukorda kõrvalt vaadanud tunnistaja, et süüdistatava käitumine ei olnud kannatanu tahtega kooskõlas. Seega ei ole ringkonnakohus tõendipõhiselt näidanud, miks oli süüdistataval alust uskuda, et kannatanu siiski soovis suguühtesse astuda. Nii, kogu selle asja pinnalt siis leidis Riigikohus, et maakohus ja ringkonnakohus rikkusid süüdistatavat õigeks mõistes tõendite hindamise reegleid. Kohtud eelistasid süüdistatava ütlusi, omistades neile ettekindlaks määratud jõu ja jätsid vastuolud muude tõenditega kõrvaldamata. Seevastu kannatanu ütluste usaldusväärsusele esitasid kohtud põhjendamatult rangeid nõudeid. Ja selle alusel Riigikohus otsuse tühistas ja saatis asja maakohtule uueks arutamiseks. Nüüd siit edasi adresseerib ka Riigikohus materiaalõiguse probleeme, nimelt vägistamise koosseisuga seotud probleeme, ehk edasi käsitletakse siis karistusseadustiku paragrahvis 141, mis ütleb, et vägistamine seisneb selles, et tahtevastaselt allutatakse isik suguühtele, kasutades ära kas A-variant vägivalda või B-variant abitud seisundit, milleks võib olla näiteks kannatanu joove, võib olla ka midagi muud, näiteks korgijoogi libistamine, näiteks ka raske kognitiivne häire, nagu Pihlakodu kaasuse puhul ja nii edasi. Ja siin lahendis Riigikohus ütleb meile üheselt, selgelt, mustvalgelt, et niinimetatud tardumine, kui keegi sind ründab ja siis sa täiesti jooksed kokku ja saad aru, et sul ei ole põgenemisteed, su jõud ei hakka teise inimese omast üle, sul on sitaks valus, räigelt halb, ebameeldiv kõike ja sa lihtsalt ootad, et asi saaks läbi. Selline tardumine täidab ka vägistamise koosseisu tingimused, sõltumata sellest, kas sa oled purjus või midagi muud sellist. Ja siin kaasuses, see on eriti huvitav, et see siin kaasuses niimoodi välja tuuakse nii selgelt, sellepärast, et siin kuradi kaasuses oli ka vägivald, oli ka kannatanu selgelt raske joobe ja ikka sellest ei piisanud, sest maakohtus ja ringkonnakohtus istuvad inimesed, kes ei peaks, tuleb välja seal istuma. Aga edasi nüüd see Riigikohtu lahendi teine pool, kus Riigikohus käsitleb siis ka seda vägistamise koosseisu ja rõhutab üle, et ka tardumine täidab selle koosseisu, et ei pea olema niimoodi, et sa pead seal, ma ei tea, mis astmes vägivalda demonstreerima ründaja vastu, endal kaela peaaegu ära laskma murda, peaasi, et kohus pärast usuks, et sa tegelikult ka hakkasid vastu, et ei ole nii, ei pea nii, tardumine ka täiesti täidab selle koosseisu. Aga see on juba teema, mis haakubki nõusoleku seaduse temaatikaga ja sellega lähme nüüd edasi juurasõpradega. Kui sind huvitab see teine pool sellest videost, kui sa soovid kuulda arutelu seoses nõusoleku seadusega, siis sul on 3 erinevat alternatiivi, kuidas videot teist poolt vaadata. A-variant, võid liituda siinsamas YouTube'is kanali juurasõprade
tasulise liikmesuse tasandiga, mis maksab 10 € kuus. B-variant, soodsam variant on liituda kanaliga platvormil blurbay.com/tavakodanik, kus saab 5 € pluss käibemaks kogu sisu kätte täiesti reklaamivabalt. Pole küll äppi, aga saab lasta videotel taustal mängida. Ehk saad rahus muid asju teha ja saab telefonist jutt kulgeda. Kolmas variant, sa saad selle video tervikuna soetada üksikostuna Blurbay platvormil. Panen ka lingi siia video alla. Kui sa otsustad selle video tervikuna koos teise osaga soetada Blurbayst, siis tea, et see ongi seal üks fail, üks pikk video. Kuna sellega seoses on küsimusi tekkinud, et ei saa nagu teist poolt eraldi osta, ei, siis on terve video täiesti reklaamivabalt ühes tükis sealt sulle kätte saadav. Aitäh kõigile kuulamast, vaatamast, kõik ei ole hukas, Riigikohtus veel istub normaalseid inimesi, jumal tänatud. Lähme meie edasi siis selle vägistamise koosseisu teemaga siin lahendis ja nõusoleku seadusega.